Kas Jumal on hea? Kas Jumal on hea? Aitäh, kutsusite mind siia. Ma tunnen, et te olete pere. Ma olen pere, te olete pere. Aitäh Gunnarile, kes täna reisib mujal ja lasi kass kodust ära ja hiired, neil on pidu. Et täna tuleb pidu, kas pole mitte nii? Oled sa valmis Jumala sõnaks täna hommikul? Kes ei tea mind, ma olen pastor Ivo Tallinnast, Toompea 4 pühi kogudusest ja issand on olnud hea ja armuline kõik need aastad ja ma usun, täna issandal on väga eriline sõna sinu jaoks. Oled sa valmis selleks? Palvetame. Isa, me täname selle hommiku eest, me täname sinu armu eest, täname sinu plaani eest, hoole eest, armu eest, isegi kui me teeme valesti, asjad toimetad nii ümber, et sa pöörad nad heaks, nagu su sõna ütleb. Aitäh sulle selle eest, tänase hommiku eest, et täna mitmed elud ja olukorrad saavad pööratud heaks. Las see sündida meie elude jaoks täna selles paigas, selle kogukonna jaoks ja las see sündida selle linna jaoks ja maakonna jaoks. Aitäh sulle, Jeesus, sa armastad meid. Ei ole kedagi maha kandnud, ei ole kedagi hüljanud, vaid võtad vastu eriliselt ja viisil, mida meie ei oska vastu võtta. Jeesus, tänu sulle selle armastuse eest täna hommikul. Las see domineerida ja las see joonida alla meie südames. Issand, et me teame ja tunnetame, et sinu arm on suurem. Kui meie läbikukkumised, sinu arm on suurem. Kui meie oskamatus, sinu arm on suurem. Ja sinu plaan on täiuslikum. Ehitada oma kogudust, ehitada oma plaani. Kui see, mida meie ehitame. Aitäh sulle sellest, me võime sellega sinuga koos olla, sinuga partnerluses olla, sinuga teenida koos. Täna selles hetkes, nagu taevas, nõnda ka maa peal sündida sinu tahe. Jeesuse nimel, nii meie südametes kui Rakvere linnas. Amen. Amen. Ma saan aru, et te liigute läbi Mattuse evangeeliumi mäejutlusest. On see nii? Ja täna me vaatame kirja kohta Mattuse 5:14-16. Kui sul on piibel sinuga kaasas, siis sa võid selle lahti võtta. Üks mul lemmikumaid kirjakohti on siin kirjas ja see räägib siis nõnda. Ta ütleb seda, et Jeesus ütleb, et teie olete maailma valgus. Ta räägib jüngritele, ta räägib usklikele, need, kes on otsustanud järgida Jeesust. Ta ütleb, teie olete maailma valgus. Ta räägib ühest identiteedist, kas pole mitte nii. Ta ütleb, et ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Teine metafoor usklike kirjeldamiseks. Esimene, et sa oled valgus. Teine, sa oled linn mäe otsas. Ja ta ütleb, et ega süüdata ka lampi panda vaka alla, vaid lambi alale nii, et see valgus paistab kõigile maja olijatele. Nõnda paiskugu teiegi valgus inimestele, et näeksid teie häid tegusid ja ülistaksite isa, kes on taevas. Nüüd, mis siin toimub, on see, et Jeesus toob ühe metafori ja ütleb, et sina, usklik inimene, oled maailma valgus. Ja sa oled linn mäe otsas. Ta nende kahe metaforiga kirjeldab meie identiteeti. See, kes me oleme. Kas pole mitte nii? Nüüd, probleem on selles, et meie identiteet on olla maailma valgus, aga probleem oli selles, et me hakkame peitma seda, me hakkame seda identiteeti sellest kuidagi kõrvale hiilima. Ja ta nägi, et inimesed pöörduvad sellest kuidagi identiteedist kõrvale, peidavad seda valgust. Ja siis ütleb, et valgusele küünlale ei ole sobilik, et sa paned ta vaka alla, peitu, sa katad, küünlale sobib, et see valgustab. Kas pole mitte nii? Ta ütleb, et see ei sobi, et te oma identiteedi kinni mätsite. Ja siin ta adresseerib seda probleemi ja julgustab jüngreid olemaks truu oma identiteedile. Amen. Ja see on meie tänane esimene punkt. Jeesus kutsub järgijaid, Jumala lapsi, Jumala lasteks inimesi ja annab esiteks uue identiteedi. Kui sa teed märkmed, siis esimene punkt, uus identiteet. Uus identiteet. Ja see tähendab seda, et igaüks, kes peab ennast Kristuse järgijaks, tal on sama identiteet olla maailma valgus, mis sai alguse otsusest järgida Kristust, et kanda tema valgust kõikjale, kus on pimedus. Nüüd, sa ütled, et ma tahan Jeesust järgida, ma tahan otsustada, et see Jeesus asi on õige asi, see Piibli Jeesus on õige. Jah, ma võtan selle vastu, kutsun oma südames. Hei, sa selle otsusega kirjutasid allkirja alla sellele, et sul on uus identiteet nüüd. Oled sa nõus minuga?
Jeesus ütles talle, teie olete maailma valgus, ta ei ütle ainult, et need 12 jüngrit. Ta räägib nagu laiemast Jumala rahvast. Need, kes usuvad Jeesust. Nüüd sina kirjutasid selle alla, sul on uus identiteet, sa oled maailma valgus ja mis tähendab seda, et selle valguse piiramine või usu häbenemine või selle varjamine läheb meie identiteediga vastuollu. Ma ei ole see. Ma tegelikult olen see, kes ma hullult tahaks ja ma peaks ja see peaks loomulik olema, et ma näitan valgust, tõde, Jumala armastust kõikile, kus on pimedus. See on meie uus identiteet. Ja see läheb vastuollu sellega, et ma varjan seda. Samamoodi läheb vastuollu sellega, et ma olen mees, aga ma püüan olla naine. Või ma olen naine, aga püüan olla mees. Kas see pole mitte nii, et me ei jõua sellega väga kaugele kuhugi, eks ole? Tänapäeva ühiskonnas püütakse, punnitatakse, et sellega kuhugi välja jõuda. Aga me ei jõua kuhugi välja sellega. Sest kui sa oled sündinud meheks ja püüad olla naine, sa ei jõua sellega kuhugi vastu kaugele, sest see on sinu identiteet olla mees. Kui sa sünnid naiseks, see on sinu identiteet olla naine. Kui sa sünnid uuesti Jumala lapseks, usklikuks, sinu identiteet on olla valguseks. Amen. Nüüd me üritame, ei, ma ei ole valgus, ma peidan, ma üritan teha kõik, ma üritan mõelda ülikõvasti, ma üritan peita ennast kodus, istuda kamina ees ülipikalt, jõuda kuigi välja. Ei, meie identiteet on minna pimedusse. Kas pole mitte nii? Siis me oleme selleks sündinud. Võib-olla su identiteet on mingi kutse, aga sa püüad mingit teist kutset teostada. Vaatad kellegi peale, ma tahan olla tema ja ma tahan käia seal ja ma tahan teha seda. Tegelik kutse on midagi muud. Ja sa õitsed selles ja selles on annid, selles on soosing, selles on varustus. Kõik on selleks olemas, et sa käiksid oma identiteedis. Aga kui sa kaldud sellest kõrvale, varjad seda või keerutad, siis see ei ole loomulik. Ja me ei jõua kuhugi välja. Ja minu puhul oli samamoodi. Kui ma olin noor, usklik, minu vana identiteet püüdis ikka veel leida ruumi ja tulla esile ja püüdsin olla keegi, tahtsin olla parem, ületada kedagi, tunda ennast hästi, aga ma sattusin Jumala perekonna keskele ja see prioriteedid minu sees ja identiteet hakkas muutuma. Ma hakkasin otsima nüüd tema tahe, mis on sinu tahe. Mu kannatlikkus hakkas muutuma, alandlikkus hakkas muutuma ja see sama maailma valgus teema hakkas minus muutuma. Ma tegelikult olin arglik ja ma tahtsin, et minu argliku iseloomu tagant hakkaks Jumala valgus välja paistma. Hei, sõbrad, mina olen esimene meie kõigi seas, kes häbeneb Jeesust. Sest ma olen introvert, ma olen arglik, ma olen tagasihoidlik, ma olen nohik, ma olen kõik need. Hei, ma olin minu kooli kõige kõvem nohik. Siis ma üritasin parem olla, panin laiad püksid ja kuulasin hip-hopi ja sõitsin skeiti ja tegin kõike seda. Ja vana identiteedi kohaselt oli, et parem olla. Aga Jumala kuningriigis ei ole nagu võistlemine see teema, on ju. Üldse ei ole. Ma tulin Jumala kuningriigi keskkonda ja ma hakkasin kogema, et tegelikult see arglik identiteet, Jumal tahab selle maha jätta ja ma võtaksin uue identiteedi. Ja see uus identiteet oli see, et ole julge tunnistaja. Jumal tahab sinu puhul ka olla. Kui sa mõtled, ma ei ole ekstravert, mul ei ole seda, teist, kolmandat, polegi vaja. Sest sa juba oled julge tunnistaja. Sa oled julge tunnistaja. Sa pead hakkama sellesse välja astuma, sellesse käima. Ja ma mäletan, kui 20 aastat tagasi ma esimest korda astusin välja, muidugi gruppidega olen välja astunud ja ma mäletan, ma olin üks piiblikooli loeng sai läbi ja ma olin nii nagu üles õhutatud, ma olin nii motiveeritud ja me käisime grupiga väljas ja me palvetasime inimestega ja nüüd ma mõtlesin, et tegelik test on see, kas ma teen ise ka seda. Kas ma üksi ka astun välja? Kas ma üksi ka julgen seda teha? Mäletan, see oli kuskil 2004 või 2005 aastal. Ma elasin siis Ühikas Mustamäel ja siis esimest korda mõtlesin, okei, ma grupiga lähen ja võib-olla naeratan kellegile, võib-olla viskan flaieri näppu, aga päriselt, kas ma üksi julgen ka teha seda? Ja maadlesin oma identiteediga, ma teadsin, mul on uus identiteet, olla valgus ja tunnistada, aga nüüd oli see test see, kas ma astun välja. Ja siis ma tegin otsuse, et täna ma astun välja. Kas see pole mitte tuttav? Sa oled ka nõnda mõelnud, et täna ma astun välja. See pole mitte nii. See otsus aitab sind. See otsus paneb sind liikuma. See otsus paneb sind tegema ebaratsionaalseid asju. Sa võib-olla sõidad bussiga pikemalt ja pead jala tagasi jalutama, ma olen nii teinud, või jääd bussist maha, mille sa pidid tegema, sest sa oled teinud otsuse, et täna ma astun välja. Kas see pole mitte nii? Kõik on ükskõikne.
Pane see tähele, mõnikord kõik on nii tähtis. Õigeks ajaks jõudmine ja söök jahtub ära ja kõik need on nii tähtsad. Kuniks sa teed otsuse, et täna ma astun välja ja kõik need asjad ei ole üldse olulised. Sest sa oled valgus. Ja mis on tähtsam, kui olla valgus pimeduses? Miski pole tähtsam. Ja ma olin Mustamäel ja jalutasin koju ühikasse ja siis mõtlesin, nii, kellega ma räägin. Vaatasin välja sealt üks naisterahvas, nii otsuses, et ma lähen räägin temaga. Ja läksin ja tutvustasin, tere, usklik siin ja soovin palvetada ja särki. See oli nii ammu tagasi, ma ei mäleta, kuidas läks, aga ma mäletan, et enam-vähem läks hästi. Aga mida ma eriti hästi mäletan, ma olin niimoodi, ma olin ma olin nagu metshirv, kalpsasin ringi, tubli, hakkama sain, ma olin nii uhke enda üle. Ma teadsin, et see oli väike samm selle identiteedi suunas. Kelleks Jumal on mind kutsunud, kelleks Jumal on sind kutsunud, aga see tuleviku mõttes oli suur samm, mis hakkas sündima, mis Jumal tegelikult tahtis teha, millest ma täna natuke veel räägin. Amen. Sa mõtled küll, vahet ei ole see, ma pean õigeks ajaks jõudma bussiga sinna või söök peab valmis saama ja need inimesed ja need asjad, kõik need on vaja ära teha. Ja sa mõtled, see ei ole oluline, see inimesega vestlema jääda. See väike samm võib olla algus millegagi suuremaks. Mõtle selle peale. Amen. Nüüd, see on meie esimene punkt, meil on uus identiteet ja me tõesti näeme ühte rabelemist sellest välja ja pigem meid oodataksegi seda, et me riskime, me astume välja, me käime usus, et meie vana arglik, isekas, uhke, ebakindel identiteet asenduks armastava, isetu, kirgliku ja julge identiteediga. Amen. Sest me oleme maailma valgus. Mäletan, kui oli 2019 aastas, me olime ühe grupiga, läksime Austriasse, mis riik see on? Austriasse, Viini, linn ja riik. Ja siis oli kesklinnas üks pidu, kus oli niisugune nagu samasooliste pidu. Ja mõtlesin, vot sinna me läheme, vaenlase territoorium ohtlik, tead, lähme ikka tavatänavatele ja lähme räägime, palvetame pensionäridega. Nii palju, fantastiline idee, absoluutselt, 5-5, ma olin nõus, kõik olid nõus. Aga mu sees hakkas kripeldama midagi, tead, mis mu sees kripeldama hakkas või? Seal on samal sooliste pidu, tümpsu ja pimedust ja kõike seda värki. Siin on hunnik valgust, hunnik usklikke kristlasi inimesi. Meie oleme maailma valgus. Kuidas me saame mitte minna pimedusse ja valgust näidata? Meie identiteet ongi minna sinna pimedusse. Ja mul hakkas see kripeldama, ma hakkasin kartma ja ma mõtlesin, et aga ma pean just sinna minema, seal, kus on kõige õudsam, seal, kus on kõige koledam, seal, kus on kõige suuremad joomised, seal, kus on kõige suuremad narkomaanid, seal, kus tehakse kõige jubedamaid pimedustegusid, sinna me just peamegi minema. Kas pole mitte nii? Ja ma rääkisin sõpradele, ütlesin, et kuulge, et me oleme maailma valgus. Tead, lähme sinna. Ja me läksime, see oli fantastiline, me palvetasime 5, 6, 7 inimesega, inimesed olid avatud, kuulasid, olid näljased, võtmaks meie palveid, meie sõna vastu. See oli fantastiline aeg. See oli üks selle sündmuse tipphetk, sest me olime truud sellele, kelleks meil on kutsutud maailm valguses. Tähendab, valgus maailmas. Teie olete maailma valgus. Ja sina oled samuti maailma valgus. Leia need pimedad kohad. Ma ei ütle, et kõik peaksid minema Viini kesklinna samasooliste paraadile Jumala armastust jagama. Aga võib-olla su naaber või võib-olla keegi, kes sul silma hakkab kuskil muus kontekstis vajaks tükike valgust. Tee see samm. Amen. Teine punkt. Oled sa valmis? Teine punkt. Uus omanik. Uus omanik. Pane see tähele, et kui me saame usklikuks Jumala lapseks, me kirjutame alla ühe dokumendile ja üks asi on uus identiteet, teine asi on meie omanik vahetub välja, me ei ole enam iseenese omad. Las ma näitan sulle. Kõigepealt alusdokument sellele on Psalmide raamat 24.1, meie eludel on uus omanik, issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik seal, kes elavad. Eks issanda oma on kõik see maailm, selle täius ja kõik seal, kes seal elavad. Me oleme issand omad. Kui sina oled siin, kes elad, tegelikult sellega läheb kaasa kanad ja koerad ja sajajalgsed, aga inimesed on enda omad. Ei.
Kõik, kes seal elavad, inimesed on Jumala omad. Oled sa nõus minuga? Kuidagi vaikne on täna. Kas ma panen mööda millegiga või? Sina oled ka tema oma, see kirja kohta on niisugune Vana Testament, niisugune väga abstraktne, vaatame natuke täpsemalt. Vaata, mida Paulus ütles, 1. Korintlaste 6:19-20, tsiteerin sealt. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis elava pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt? Me oleme saanud ihu Jumalalt. Wow! Me juba räägime mingisugusest, keegi laenas midagi või rentis meile ihu. Nii et me oleme rentnikud üldse hoopis. Rendileping on meil. Me kirjutasime selle alla muuseas, sa kirjutasid selle alla. Kes 10, 20, 30, 50 aastat tagasi. Ja nüüd ta ütleb nõnda selles kirjakohas, te olete saanud Jumalalt selle ihu ning te ei ole iseenese päralt. Wow. Sa ei olegi enda päralt. Keegi teine kontrollib, juhib, manageerib, tõmbab niite, opereerib. See operaator selles ekskavaatoris ei ole sina, see on keegi teine. Sa oled kellegi teise päralt. Sest te olete kallilt ostetud. No vapsee, kuhu me see nüüd jõuame välja? Meid on üldse ostetud. Me oleme nagu mingi orjad. Ostetakse, vahetatakse, müüd. Ja täpselt nii ongi. Me ei ole iseenese päralt. Keegi varastas meid, keegi ostis tagasi. Nii käibki asi. Ja me ei ole enda omad. Meil on uus omanik. Las ma tõestan sulle. Galaatia 2:20. Nüüd ei ela enam mina. See küll lükkab mõnel troonilt maha mingisugused uskumused. Mina. Troon nüüd kukub kokku. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Wow. Ja mida ma nüüd enam ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud iseenese loovutanud minu eest. Mida ma nüüd elan ihus, elan, et koguda varandust ja endale kuningriiki ehitada. Oli nii või? Ei, mida ma nüüd elan ihus, ma elan usus Jumala pojasse, temasse, tema plaani, tema sisse, tema eesmärkidesse. Ja nüüd, kui sa mõtled, et kuidas issandale elamine, poja tahte tegemine võib olla niisugune koorem ja niisugune ohveri niimoodi, pane tähele, kuidas see kirjakoht, Salm 20, julgustab sind. See poeg, kes mind on armastanud ja iseenese loovutanud minu eest. See on kõige motiveerima asi selle kirjakoha juures, Galaatia 2:20. Poeg andis iseenese minu eest. See vend, mina olen mõistetud hukka oma pattude eest. Mind peaks panema puuri või igavesse hukatusse. Nüüd tuli üks vend ristile, see oli Jeesus Kristus, ütles, oot, see vend, ma ostan selle välja. Ma ostan ta vabaks, ta ei pea surema. Ta andis oma elu minu eest. Ta andis oma elu sinu eest. See motiveerib mind. Ta andis oma elu sinu eest. See motiveerib sind ja mind andma oma elu tema teenistusse. Kas see pole mitte nii? Me ei ole enda omad. Aga me elame tihti mõttega, et kõik on mulle, kõik on minu elu on minu vara on minu sissetulek on minu ihu on minu. Sellest tuleb ka see abordi teema. Minu ihu on minu oma ja kõik, mis minu sees on minu oma, ei ole. Kui sina ei ole enda oma, see laps, kes siin kasvab, ei ole ka sinu oma. Me näeme seda maailma mina keskselt. Nüüd, miks ma sellest räägin, et uus omanik on? Sellepärast, et me õpiksime olema sõnakuulelikud oma uuele omanikule. Kui keegi teine on minu omanik, juhib, kontrollib, on seal ekskavaatoris see juht, tõmbab kange, tõmbab niite, siis meie ülesanne mis olla? Sõnakuulelik sellele juhile, eks ole. Me ei saa, et eks kopp hakkab tegema teisi liigutusi, kui see nupud seal liigutavad. Me peame olema sõnakuulelikud, eks ole. Siis see asi töötab hästi, muidu me läheme oma identiteediga vastuvollu ja seetõttu on oluline kuuletuda. Mäletan, ma olin Tallinna väikses jooksmas, hommikujooksu tegemas ja jooksin üle raudtee ja järsku üks niit jäi nagu hoidma mind ühe inimese külge kinni. Ma jooksin ühest inimesest mööda, aga sa tead, kui sa jooksid kellegist mööda, et midagi jäi õhku, eks ole. Ja see oli justkui niit. Hoidis sellest inimesest kinni, ma jooksin, see niit läheb, see rull läheb pikemaks, katki ei lähe ja ma sain aru, midagi jäi kinni hoidma selle ja minu inimesega. Ja ma tean, mis see tähendab.
See tähendab seda, et ma pean tagasi minema ja rääkima temaga jumalast ja palvetama temaga. Nüüd ma tagasi lähen, ma olin raudtee juures, teeskelsin, nagu vaatasin, kas rongi tuleb, et sellisel hommikul kellaajal ühtegi rongi ei tulnud. Oli totter, aga vahet ei ole, minu eesmärk oli oodata see naine järgi. Ma hakkasin temaga rääkima, see naine oli ema ja tütre kaotanud, oli sügavas leinas. Ja oli pisaraid sel hommikulgi kinni hoidmas. Ta oli nii tänulik, et keegi peatas, keegi rääkis, keegi toetas, keegi palvetas, keegi rääkis jumalast. Rääkisime laste piiblist, ta oli just seda oma lastele lugenud ja ma ütlesin ka, et ma 2 päeva tagasi ka oma lapsele esimest korda lugesime sealt sinisest laste piiblist, see oli nii palju jumalikku kokkuviimisi, see oli ilus hetk, see oli võimas ette kalistamist, võõras naine kalistab, imelik, on ju, aga ta oli tänulik, sest Jumal puudutas teda. Jumal saatis mind. Aga ainult tänu sõna kuulelikkusele. Ma olin truu selle identiteedile, kelleks Jumal lõi mind. Ma olin truu sellele, et ma ei ole enda oma. Hei, kui ma olen enda oma, mind juhita, ise saab hakkama. Oma viga, mina jooksen. Mul on vaja saada Nike Running Plus äpis hea 10 kilomeetri aeg. Ma ei ohverda seda. Saate aru, kuhu me ohverdame? Millega me võrdleme neid kuulekuse samme? Ja ma tunnistan ausalt, ma väärtustan Nike Running äpis oma keskmist jooksuaega nii palju, et ma keeran selja inimestele, kes vajavad võib-olla enesetapukriisis palvet. Hei, kas see pole mitte nii? See on minuga nii. Võib-olla ehk on sinuga. Tõenäoliselt mitte, sest ma tean, Karmelis ei ole selliseid inimesi. Aga mina olen sellega kõvasti maadend. Ja see ei ole ainult üks olukord. Sel hetkel sõnakuulelikkus sai võimust, sest ma ei ole enda oma. Kristus on minu oma, tema tõmmas seda kangi sealt. Keera ümber minna naisega rääkima, palvetama, sest ta vajab, ta nii lootust vajab. Nüüd, mina ei olnud enam enda oma, kui see tähendab, mina ei ole enda oma, siis Kristusele ligipääs, full access, täis luba minu eluga teha, mida ta iganes tahab. Wow, see läheb üle karbi, kas pole mitte nii? Ma ei tulnud kirikusse selleks. That's too much, see on liiga palju, kas pole mitte nii? Aga see on see, mis... Kuule, kas me räägime ühest samast piiblist, eks ole? See on see, mis on kirjas. Nüüd ei ela enam mina, nüüd elab Kristus minus. Galatia 2.20, te ei ole iseenese pärast. 1. Korintaste 6.19.20, te olete kallilt ostetud. Psalm 24.1, kõik, kes seal elavad, on issanda päralt. Ja see on nii. Amen. See oli nii võimas hetk. Ma olin nii rahul, ma olen sellest rääkinud, tunnistanud igal pool. See kuidagi vabastas mind ennast. Miks? Sest tehes oma identiteedi kohaselt seda, mida Kristus meile tahab teha kuulekuse läbi, annab meile nii suure tänutunde ja rahulolutunde. Me oleme õigel ajal õiges kohas teeme õiget asja. Kas see pole mitte nii? Ja paljud, ma tean, on teist seda kogenud. Ja võid amen öelda. Ja kui see on nii, ütle amen. Amen. Üks teine olukord, kus ma olin hommikul lähen tööle, ma tulen bussist maa ja ma hakkan oma kontorisse minema, rahulikku, vaikset kontori nohiku aega nautima ja siis korraga silmanurgast, seal oli millimeetrit vaja, silmanurgast ma korraks sekundiks näen ühte naist, kes lonkab ja kes on kargud ja on igatpidi hädas ja igatpidi nagu kuidagi jäi silma. Ja siis ma lähen edasi üle tee ja okei, tore ja siis püha vaim ütleb, kas ei lähegi tema juurde või? Ta vajaks palvet praegu. Ma läksin juba üle tee, et nüüd on hilja juba. On ikka hilja või? Siis ma vaatasin tagasi. Issand, ma ei näe teda enam. Nüüd on ammu hilja. Ta on läinud. Kõnnin edasi, siis okei, issand, ma hakkan jälitama teda. Ma läksin tagasi üle tee, vaatasin, kus see naine, ma nägin teda. Ma läksin talle järgi. Ta läks ühte majja, tegi ukse lahti, läks majja sisse. Ma vaatasin selle maja peale. On kirjas Ida-Tallinna Keskhaigla. Siis mõtlesin, ei, mina haiglasse küll inimesi ei hakka järgi jooksma ja neid jälitama. Okei, hea küll, ma läksin fuajeesse, vaatan, naine panib juba joppe ära garderoobi, hakkab kuhugi minema. Mõtlesin, ei, mis mõttes, kuidas ma lähen palatisse talle järgi või? Mis mõttes nagu, kuidas nii ei käi ju asjad? Ja siis võtan oma Instagrami välja, hakkan scrollima seal. Ja seal on üks pastor nimega Greg Rossell. Tal on üks postitus, see tekst kõlab nii, mis ta seal ütleb. Sõnakuulelikkus on meie ülesanne. Tulemus on issand ülesanne. Ja see oli täpselt sõna, mida ma vajasin. Minu ülesanne ei ole arvustada, ei tea, mis juhtub, kas see naine saab terveks või ei saa, midagi juhtub, saadab mu pikalt, annab parem sirge, mida iganes võib juhtuda. Meie ülesanne ei ole tulemus. Meie ülesanne on sõnakuulelikkus. Kas pole mitte nii? Amen.
see sõna tuli nii õigel ajal, aga see oli nii nagu samal ajal kuidagi ebameeldival ajal. Hea küll, ma nõustasin, hakkasin naist jälitama, ta juba läks ülesse korrusele trepist, tead, juba läheb palatisse. Ma ütlesin, hei, vabandage. Olen siin usklik mees ja palvetan inimest eest. Kas teil on mingid palvesoove, nähes naine igat pidi kange ja 10 arku ja igat pidi, no, kindlasti on, ma tean. Terve elu sassis, siin valub, sealt valutab, 3. koht valutab, see asi on katki, see on siin katki. Hea küll, lahkame palvetama, hakkasin palvetama. Jeesus nimel saagu kõik liigesed korda, veresoonkonna haigused korda, maad, seedimised, asjad kõik saagu korda. Tema palvetan, palve see läbi, kuulge, see oligi see, mis ma tahtsin ja tänu Jumalale, et issand päästis mind ka 20 aastat tagasi ja räägin seda juttu, et tõesti ma sain usklikuks. Ma olen nii tänulik, üldse ei taha tagasi vaadata. Naine ütleb, oot, soojaks läks mul keha. No jah, ja siis Jeesus Kristus, tead, ma olin üle koosolekul, räägin talle edasi. Ma olin koosolekul ja välismaa kõneleja räägib ristist, täpselt sama rist, räägib, et kas sa valid elu või surma ja mina valin elu 20 aastat tagasi. Oot, naine ütleb sega, mul ei, kuule, nüüd läks tuliseks täitsa. Ja siis ma valisin elu, ma ütlesin, ma valisin elu ja ma ütlesin, et mina ei taha minna igavasse hukatusse. Ja siis naine ütles, kuule, nüüd küll jalad läksid, tuld lööma välja. Ja siis ma sain aru, et püha vaim oli puudutanud seda naisterahvast nii võimsalt. Ta on kogenud Jumala väge nii võimsalt. Ja ta koges, et see palve oli seotud sellega, et Jumal puudutas seda naist selles samas hetkes. Ja evangeelium, millest ma möödaminest talle ka potsatasin rääkida, seda kinnitasid Jumala vägi, imed ja tunnustähed. Ja see naine koges seda Jumala headust ja armastust selles hetkes. Ja see oli Jumala ülesanne. Kas pole mitte nii? Mina ei saa kedagi panna Jumala tuld ja väge kogema, seda saab Jumal teha. Tulemus on tema ülesanne, mis oli minu ülesanne ja mis on sinu ülesanne. Sõnakuulelikkus. Nii et kui me ei ole enda omad, siis meie omanik ootab meilt sõnakuulelikkust. Niisiis 3. identiteedi osa on uus positsioon. Meil ei tule võidelda, tsiteerin Efesuse 6.12, meil ei tule võidelda enam inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Nüüd, meil see kirjakoht räägib ühest meelevallast, ühest positsioonist. Et kui sa oled usklik ja kui sa täna ei ole, ma loodan, et sa tuled altari ette peale koosolekut ja palvetad ja palud oma patud annad talle võimaluse. Aga kui sa oled usklik, sa kirjutasid alla mitmele asjale uus identiteet, uus omanik ja nüüd on uus positsioon. Hei, sa ei ole enam ori, sa oled pandud ühele positsioonile, ühele meelevallale. Nüüd sa ei pea kummardama iga teemoni ees, sa ei pea kummardama iga asja ees. Sul on antud üks positsioon ja las ma räägin sellest, mis see tähendab. See tähendab seda, et sul on antud meelevald palves, pimeduse, kurjade ja taevaluste vaimudega võidelda. Ta ütleb, meil ei tule võidelda inimestega. Ta ütleb, ei, me ei pea kaklema inimestega. Me ei pea ütlema, sina käi sinna, tee seda, sina oled patune, sina oled õige. Ei, me arvusta inimesi, me võitleme vaimsete meelevaldadega. Ehk siis me võtame meelevalla palves. Ja nüüd selle läbi meil on antud positsioon, millest Jeesus räägib, teil on uus identiteet, te olete maailma valgus, seal on ka see üks uus positsioon, A.T. Pearson ütleb, palves algab kõik, palves lõpeb kõik, missioni iga edusamm on otsene palve tulemus. Amen. Missioni iga edusamm on otsene palve tulemus ja kas te olete näinud internetis sellist pilti? Usklikud lähevad palvekoosolekule ja siis see pilt on need kassid lähevad palvekoosolekule. Ja siis on teine pilt, et usklikud tulevad välja palvekoosolekult. Ja siis see pilt on nagu, et lõvid tulevad välja palvekoosolekult. Kas te olete neid, paljud on näinud seda pilti? Tavalist pilti, see on metafoor sellest, et kui sa lähed palvesse, see ädine kass muutub lõviks. Kas pole mitte nii? See 1000 julgust tuleb sinu sisse. See kirjeldab sellest meelevallast, mida issand on andnud. See on nii ja ilmutuse 5.5 ütleb, en näe lõvi Juuda suguarust, Taaveti juur, tema on võitnud. See tähendab seda, et kui sa lähed palvekoosolekusse, kui sa võtad sammu, et astuda palvesse ja palves mingeid asju ära korraldada selle meelevallaga, sa võtad selle positsiooni, kus see lõvi Juuda suguarust, see meelevallaga julgus tuleb sinu sisse, see muutub just kui lõviks. Julgus tuleb sinu sisse. Ja tead, kõik muutub. Ma mäletan, me olime ühel lapse sünnipäeval. See oli aastaid tagasi.
minu laps, mul üks laps siis. Ja ta läks sünnipäevale ja me läksime vanematena kaasa, oli laupäev, mõtlesin, ai, ma tahan täna magada ja puhata, ma ei viitsi minna sinna. Võin inimestega rääkima, jumala. Oled sa mõelnud nii? Nüüd, ma lähen siin lapse sünnipäevale, me oleme selles majas, lastel on mõnus, mina olen üleval toas, vaatan aknast välja, mõtlen, appi kui iga ma tahan koju minna, mõtlen, räägin oma naisega, Liis, kas me võime varem minna, kas ma võin üksi minna, kas ma... Ahastus tuli peale. Mõtlesin, nad alles alustasid pidutsemist, siin läheb veel kõva 3 tundi. No. Vaesne mina. Ja siis tuli üks idee palveta. See samas ülemisel korrusel aknast välja vaadates ma hakkan palvetama ja keeltes ja sõnadega ja meeltes ja kõik, mis ma oskasin. Jeesus, täida mind pühavaimu. Tegin oma palved ära. Korraga pilt oli muutunud. Ma olin justkui nagu lõvi Juuda sugurust. Me läksime abikaasa sinna nende külaliste keskel. See oli kõik uskmatud inimesed, keegi ei olnud usklik. Läksime külaliste keskele, hakkasime rääkima, tere, kes, mis, teete möllu, ja me oleme usklikud, ja Liis hakkas oma lugu rääkima, kuidas tead, tema ema palvetas tema eest ja ema on siin muuses thumbs up, nagu, et emade palved toovad poegi tütreid Jumala juurde ja Liis räägib seda lugus, ema palvetas ja mina läksin alfa kursusele, hakkasin seal maadlema nende õpetajatega, aga lõpuks sain ise usklikuks ja ta räägib seda lugu kõikide uskmatud tees ja kõik on, vau, milline lugu, mina räägin oma lugu, vau, siis ma olen peremehe juurde, räägin, ma olen pastor ja Jumal on vägev. Ma mõtlesin, vau, mis see on? Alles 15 minutit tagasi ma olin nagu märg kassipoeg kuskil tahaks urgu pugeda ja nüüd ma olen lõvi Juuda suguharust, sest lõvi Juuda suguharus elab minu sees, elab sinu sees. See meelevald tuleb läbi palve. Amen. Nii et sul on uus positsioon, sõber, kasuta seda meelevalda. Ma räägin selle illustreerimisel veel ühe näite. Paar nädalat tagasi tuli Inglismaalt üks missionigrupp meile Tallinna kogudusse appi ja teenima ja fantastiline grupp tegid. Ja üks osa sellest grupist, et läheme tänavatele palvetama inimeste eest. Aga enne seda tänavate minekut me tegime väikse koolituse ja me tegime ka seal palve. Ja palves me võtsime meelevalla kogu selle kesklinna ruutkilomeetri ja me palvesime üsna agressiivselt. Saad aru, palvele palve vahe. Üks palve on siuke, issand aita. Aga teine palve on siuke nagu meelevalla, Jeesuse Kristuse nimel teemonid ja kurjad vaimud, koristage enne kämblad ära, sest need pojad ja tütred, kes seal ootavad Jeesuse kutset ja Jumala armastust, väge. Kuuluvad issandele, sinul ei ole mingit õigust. Jeesus, me kaduvisid Jeesus. Me on siuke meelevallaga, siuke agressiivne, siuke julge. Ja see on meil antud, see on tööriist. Me tegime seda grupiga, see oli võimas palve. Issand andis nii võimsaid asju paluda igale ühele ja Jumal ligiolu tuli. Vau, see oli nii äge aeg. Ja pärast seda me läksime tänavatele. Kujutad ette, kuidas oli meeletult atmosfäär avatud. Esimesed 3 kutti, kellega ma rääkisin 5 minuti jooksul, tea, mis oli või? Rääkisin oma tunnistuse, rääkisin evangeeliumi, jah, kõik noogutusid, kõik on äge. Siis mõtlesin, okei, palvetasime. Jumala kogusid, väga hea oli, jah. Okei, kogusid Jumalat, evangeelium kuulsite, lugu kuulsite, mis veel? Päästet toad saada. Ja palvetasime päästepalve. Mingi vähem kui 10 minutit, kõik oli toiminud ära nagu. Okei, mis me nüüd teeme? Kontaktid. Okei, siin on flaiku, tulge noortekale. Ise mõtlemad, mis nüüd juhtus? Aga juhtus see, et me kasutasime see meelevalda, uut positsiooni, mis meil on antud palves. Nii palju lihtsam. Kuulutus, missioon, kõik maailma valguseks olemise, millest me räägime. Sa mõtled, see on kõva punitamine, see ei ole punitamine, kui sa palvetad. Amen. Kui sa võitled läbi selle enne kodus põlvedel, see ei ole punitamine, see on niimoodi kuuma noaga või sisse sõitmine. Ja see oli alas algus, see oli opener nagu, need 3 kutti. Ja siis oli see hunnik venelasi seal Tammsaarpaigis ja osad oli Viru väravate juures kuulutamas ja me jooksime grupist grupini, tead, seal palvetasime päästepalveid, mingi 5, 6, 10 inimest grupis, see venekeelne uskmatu tõlkis eestikeelse päästepalvat venekeelsesse päästepalvesse, ise olles uskmatu, kuuldes meie päästepalvet, Taragoi prosti menia, nagu käib niimoodi, nii äge oli näha. Kõik oli segamini ligadi logadi, aga evangeelium töötas, Jumala armastus puudutas inimesed, maitsesid headust, see oli nii vägev. Kogu selle 1,5 tunni jooksul 21 inimest andis oma elu Jeesusele. Koos selle Inglismaa grupiga. Aga võti oli meelevald, uus positsioon, mida issand on sulle andnud. Ja sa võib-olla ei usu seda. Pane see proovile. Võib-olla saad samamoodi, tahad urgu pugeda. Täna ma tahan urgu pugeda.
võta see positsioon ja vaata, mida issand saab teha, sest see lõvi juuda suguharast elab sinu sees, amen. Ma pean nüüd teise käigu sisse panema, muidu me jääme siia õhtuni. Mattias vaatab mind või Mattias on ka päris nimi. Vaatab mind, et okei, uus aitaja, 4. punkt. Sa said usklikuks, sa kirjutasid alla dokumendile. Ja selles dokumendis on üks uus aspekt. Ja Jeesus ütles selle kohta nõnda. Kui te armastate mind, sõbrad, pidage mu käske. No olge siis need sõnakolekud. Ja siis ma palun isa, et ta annab teile teise lohutaja, New King James ja mõned teised tõlked ütlevad abistaja. Parem sõna minu arust. Me ei vaja ainult lohutust, me vajame abi. Jumal, ma vajan abi. Kas sa vajad mõnikord abi? Ma vajan nagu väga abi. Et tema oleks teiega igavesti. Nüüd Jeesus läks taeva. Kuidas me usklikud oleme ilma Jeesuseta? Üsna raske, kas pole mitte nii? Ei ole. Jeesus mõtles plaani lõpuni läbi. Ütles, ma lähen ära, aga palju parema asja ma teen teile. Saadan teile püha vaimu. Ja see ongi see lohutaja, see on abistaja, see on see nõustaja ja meelde tulete. Kõik miljon asja. Lugege ise 1. Korintaste 14. Nüüd ta aitab sind. Hei, ta aitab sind. Ma vajan abi. Hei, ma vajan abi. Sina vajad abi. Ta aitab sind. Ta on hea. Ma mäletan, ma olin oma positsioonis, kus ma töötasin insenerina või aastaid tagasi ja teised töötajad olid läinud, üks insener oli sinna jäänud ja siis pühavaim ütleb, täna sa teenid teda. Mis mõttes? Kuidas ma teenin? Kas ma lähen sinna juurde, hei, bro, evangeeliumi tahad? Ei, see ei käi niimoodi, ma ei lähe, lendab peale, intelligent inimene, kõik on nagu, läksin retsu, läksin pissile. Ja siis tegelikult ma läksin maadlema ja ütlesin, jumal, mis mõttes, mis sa teha tahad? Ja mis ma ütlesin ei, saate aru, jah? Ma ütlesin ei. Ja korraga ma mõtlesin, kuidas sina, poisike, ütled Jumalale, taeva ja maa loojale, kuningate kuningale ei. See on natukene arrogant. See on küll jah, täiega arrogant. Ja siis ma ütlesin, ma olin kaval. Jumal, kui see oli tõesti sina ja kui sa tõesti tahad, et ma teenin seda kaasinseneri selles samas ruumis seal, mitte seal vetsus, aga ma mõtlen seal ruumis. Kui sa tahad, sa tee see mulle lihtsamaks. Hea diil oli Jumalaga, jah. Nüüd kokkulepped, sellised diilid, vaata, Jumal saab neid kasutada. Ma ei öelnud ei, aga ma ei lähe otsaga peale. Need, mul oli siuke süda rahul, läksin oma arvuti taha nagu nohikud ikka, vabandust, ma ei taha kellegi, ma olen see nohik, ma ütlen seda sellepärast, et illustreerida, et kõik introvertid, kes maadlevad sotsiaalsete väljakutsete ees, on tegelikult lõvid juuda suguharust, kui püha vaim sinust saab ruumi. Ma lihtsalt sellepärast tõon seda esile. Ma läksin oma arvuti taha ja korraga see naaber tõuseb, pöördub minu poole, Ivo, räägi küll nüüd, kuule, miks sa seda teoloogiat õpid? Ta teadis, et ma õpid. Süda hakkas lööma, oh my God. Kuidas see võimalik on? Ma tulin vetsust välja 2 minutit hiljem. Ta pöördub mulle siukse küsimusega. Ma ütlesin, Jumal, tee mul lihtsamaks. Ma ütlesin, enam lihtsamaks ei ole võimalik saada. Ja siis ma ütlesin selle insenerile, las ma räägin päris algusest. Ja siis ma hakkasin rääkima, kuidas ma sain päästetud ja kuidas ma sain ristitud ja rääkisin samast ristiloost. Kõik rääkisin ära, ma ütlesin, vau, see oli alles teenimine. Püha vaim on sinu aitaja, sõber. Ta ei ole lihtsalt diktaator, kes ütleb, kuuletuge mulle ja alistuge mulle ja peate ja käske. Ta ei ole selline. Ta on nagu abikaasa, kes aitab sind, võtab käe küljest kinni. Las ma teen sulle selle lihtsamaks. Ta on nii hea, püha vaim on nii hea, ta aitab meid. Ta aitab sind. Amen. See oli imeline. Üks teine lugu. Mul neid on sadu, aga ma olin, ma vaatan, kus see ma olin Tallinnas, me olin Bastioni seal müüri peal, mitte müüri peal, aga see hunnik, mis seal on, mägi. No Paksu Markareeta kõrval, seal on üks asi, Balta ja selle vahel. Ja siis me oleme seal ja lapsed on seal, mul mingid teised lapsed ka ja sõidavad seal tõuksidega ja siis taamalt näen pargipingil on üks couple, mees ja naine. Mees teeb sellist nagu valjamat häält ja tatoveeritud igati pidi, nagu mõtlesin, südames oli nagu, kuule, sinna peaks minema mingit evangeeliumi valgust viima.
ja süda tuksub, ma tean, ma pean julgus. Täna on see päev, kus ma astun selle julgema sammu. Vaata, mõnikord vaata, kus sa teed samme, see on päris äge. Aga mõni päev sa tunned, et täna on see julgem samm. Sa teed midagi suuremat, sa ületad ennast rohkem. Et see päev see oli, ma tean, Jumal valmistas mis ette, autos palvetasin keeltes mitukümmend minutit. Ma tean, siin Jumal valmistas milleks suuremaks ja julgemaks ette ja siis ma olen seal olukorras ja ma olen sama pudru ees. Jumal, kuidas ma teen? Kas ma lähen toored peale, ütlen, hei noored, usumees siin, tahab palvetada. Ma olen nii teinud ja ma teen nii hästi palju ja see tihti töötab, aga tõesti lihtsam on, kui püha vaim aitab sind, eks ole. Sest ta on aitaja, ta on hea. Ja siis ma kõnni ringi ja mõtlen, Jumal, Jeesus, püha vaim, tee see mulle lihtsamaks. Aita mulle, silluta see tee, sa ju tead täpselt. Ta on kuningad, ta on vaimumaailma boss, ta on intelligentsuse tippolevus. Ta teab täpselt, kuidas sillutada teed. Sa mõtled, et ei, see on nii võimatu olukord. Kuule, anna ruumi sellele. Tema jaoks ei ole võimatuid olukorda. Kui võimatu oli selle Surnumere lahti tegemine, kui võimatu oli Jeeriku müüride lammutamine ja nii edasi ja nii edasi. Kui võimatu oli Jeesus üles äratamine. Kõik need olid rämedad võimatumad asjad kui see, mida püha vai Jumal sulle südamele panub teha. Kas see pole mitte nii? Ja kui tema tegi Surnumere lahti ja kui tema tegi Jeeriku müürid maha ja kui tema äratas Jeesuse surnust ülesse ja tema tegi, tead, mis on see Filippus seal, ühest kohast teise, vaata, mis selle asja nimi on. Teleporteerumist ja igasugust fantastilisi asja toimus. Kui need asjad sündisid, siis see, kuidas püha vaim aitab sind tunnistaja olla maailma valgusele, on palju lihtsam, kas pole mitte nii. Ja ta aitab sind. Ja ma olen seal bastioni müüri peal ja siis ma jalutan ja siis ma ütlen, et okei, lapsed, nüüd on aeg ära minna, vaata, et meil on vaja nüüd koju minna. Ja hakkasin minema ja siis mõtlesin, et kuule, kas siin on mingi tee läheb kalla, et ma ei peaks mingi hullu ringiga minema. Siis mõtlesin, et küsi nende käest. Wow. Ma läksin nende juurde, hei noored, et on siit mingi teine tee kalla või, et ma ei taha ringiga minna. Oi, siit läheb täpselt sinna Balta või sinna läheb trepp, vaata sinna linnahalli poole. Sealt niimoodi, jah? Väga hea. Ma ei tea, vaata, ja rääkisin sellest Skoonia passionist, rääkisin natuke neis. Tead, ma olin kunagi arhitektuuri aines seal inseneris, tegin sinna mingi muuseumi projekti ja vau, ja juba rääkisime. Ja siis nad rääkisid, ma lõpetasin tippi ja ta lõpetas tippi ja me juba rääkisime, aga ma lõpetasin tippi ja jätsin inseneritöö sinna, nüüd ma teen vaimulikku tööd. Vau, sa oled usklik. Ja mu isa oli satanist. Ma juba silmadest on näha, et sul on ka midagi üle kandnud. Kas palvetame? Ja me palvetasime, see oli fantastiline, see oli võimas, see oli äge. Ma ise olin niimoodi, nagu ma enne näitasin. Sellepärast, et see oli nii äge, kui püha vaim aitab sind. Sa oled nagu hirv, metskits, rõõmust, hüppad, sest tema teab nii täiuslikult, kuidas sind aidata ja olla valgus. Ja ma sel hetkel sain olla valgus. Nemad ei mõelnud midagi, et üks pealepressi event tuleb. Nemad mõtlesid, vau, see oli kõige loomulikum, sujuvam vestlus ja jõudis kõige ilusam asjani välja, mida eales oleks armanud ühel pärastlõunasel pärastlõunal. Ja tänu Jumalale on nii põnevi sellest, kuidas püha vaim aitab sind ka, amen, oled sa nõus? Tõmbame otsad kokku. Uus missioon ja viies aspekt. Nii siis, kui sa saad usklikuks kirjutad alla dokumendile ja mina otsustan Jeesust järgida. Siis juhtub sinuga selline asi, et issand annab sulle uue missiooni. Sinu elu missioon ei ole enda kuningriik ehitada, vaid mida Jeesus ütleb Mattuse 28, 19 ja 20, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ja 24-14 ütleb ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse ilmamaale ja siis tunnistuseks kõigile rahvastele, siis tuleb lõpp. Nüüd üks uus missioon antakse sulle. Üks uus missioon antakse sulle. Üks eesmärk, mida elada, üks fookus, mille peale vaadata. Ja tea, miks uus missioon? Sa mõtled, minu missioon on maju ehitada. Minu missioon on jalgrattaid parandada. Minu missioon... Ei, see on lihtsalt see meie funktsioon või roll siin maa peal, aga see suurem pilt on jüngreid teha ja kõikides rahvastes teha. Miks ma julgen seda öelda? Sellepärast ma just lugesin 24.14 ütleb kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, siis tuleb lõpp. Ehk siis lõpp ootab selle taga, kui kuningriigi evangeelium on kuulutatud. Töö saab tehtud, kõik kuulevad seda. Nüüd, see lõpp ootab selle taga ja maailm eksisteerib selleks, et kõigil on võimalik
antud võimalus uskuda pojasse ja saada lunastatud. Aga miks? Miks või nii, et maailm tuleb lõpp ja tead, need, kes on patused, lähevad oma kohta ja kes on õiged, need lähevad oma kohta. Miks ei võiks kohe lõpp tulla? Sellepärast, pane tähele, 2. Peetruse 3.9. Tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks. Ta on kannatlik, ta ei taha, et keegi hukkuks, et kõik jõuaksid meele parandusele. See on Jumala lõppematu suur isalik armastus iga inimese vastu. Need, kes on väljas, need, kes on kurjad, need, kes südamelt pimeduses, nende vastu on Jumala armastus nii suur, ta ei taha, et nad hukkub, sellepärast ta venitab seda maailma ajalugu pikemaks, kuni evangeeliumi võimalus antakse kõigile. See on tema armastus. Nüüd meie ülesanne on, kas me räägime seda evangeeliumi, mis on võti, kas me pakume talle seda lahendust uskuda Jeesusesse, Jumala pojasse, või me jätame evangeeliumi välja. See on nüüd tõsisem koht. Aga meil on kartus ja hirm jätta evangeelium välja sellest tunnistusest, mida me oleme kutsutud tunnistada. Te olete maailma valgus, näidake tegudega ja mõned ütlevad, et teod ja need tunnistavad ja see on oma osa. Aga lõppeks evangeelium on see, mis inimesi päästab. Ja kui see jääb välja, siis venib justkui kogu jüngerluse protsess pikemaks. Ja nüüd sul on vaja õppida, mida Paulus ütles, ma ei häbene evangeelium, see on Jumala vägi päästeks igal ühele, kes usub juudile esmalt, siis kreeklasse. Nii et Paulus ütles, ta ei häbene. Ja mäletan, ma olin ühes kohas, ma tõmban sellega otsad kokku, ülistustiim saab liituda. Ma olin Lilleküla staadioni juures ja peatasin ühe naisterahva ja palvetasin, et rääkida tunnistust. Ja ma rääkisin oma tunnistuse ja teate, armas inimene, tead, Jumal on mind päästnud ja ma olen 20 aastat usklik ja nii palju imelisi asju on sündinud minu elu jaoks. Tõesti, issand on hea ja surusin kätte, õnnistasin teda ja läksin oma teed ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuule, tõenäoliselt see naisterahvas mõtleb, tore, sellel poisil oli läks hästi, et tead, sai õndsusesse ja nii kihvti, hea meel tema üle. Punkt. Ja mind hakkas see mõte kripeldama. Ma jätsin talle midagi, aga ma jätnud evangeeliumi. Ma andsin talle mõista, et minu eluga on hästi. Aga ma ei öelnud talle, teie ka saate oma elu anda Kristuse hoolde ja täiesti vabaks saada ja igavese elu pärida. Ma jätsin selle välja. Ma jätsin evangeeliumi välja. Mind hakkas see kripeldama. Millegi pärast hakkas kripeldama. Ja ma kogesin, Jumala oli vaja seda olukorda mul näidata. Et hoida seda eesmärki oma silme ees, et pakkuda evangeeliumi, pakkuda seda, et inimesed kõik saaksid proovida panna lootuse poja peale ja rääkida sellest. Ma olin nii pahane selle pärast. Ja ma ütlesin Jumalale, ma tahan selle olukorda parandada, ma tahan oma elustiili ehitada selliselt, et ma räägin seda päris asja, mis inimest aitab, mitte ainult oma lugu, mis mind aitas. Ma tahan rääkida evangeeliumi, nagu Paulus, ma ei häbene evangeeliumi, sest ma tean, see on vägi päästeks. Kui ma selle välja jätan, inimesed ei ole väge, et päästetud saada. Neil ei ole mingit lootust. Nad vajavad seda väge päästeks, see tuleb siis, kui me räägime Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Ja tead, siis ma parandas meelt, issand, anna mulle uus võimalus, me tulime siia Rakvere. Rakveres asjad sünnivad. Jumal teeb vägevaid asju. Ja me olime siin Rakveres ja me läksime siin üle naabri kohta sinna külla ja vanem härra oli seal meesterahvas. Pakkus meile süüa ja see oli fantastiline aeg ja osadus ja siis räägime Jumalast ja siis mul tuleb meelde, see oli see minu tõotus, mis ma issandale andsin, et ma jätaks evangeeliumi välja. Ja siis ma olingi selles kohas nüüd, mina ja mu tunnistus, aga nüüd evangeelium ja siis, mis te arvate? Sellest pojast olete kuulnud, sest me räägime evangeeliumi, yes, me räägime. Ja siis me jõuame sellesse kohta, kus ma ütlen, okei, te usute, et see on õige, kas te tahate oma elu talle anda, te olete üsna eakas, võib-olla issand tuleb järgi, kas nüüd on õige aeg meelt parandada? Jah, ma tahan seda. Ja me palvetasime seal päästepalve selle härrasmehega. See oli imeline. Jumal ligi oli selles paigas. Ta koges päästet. Ma olin ise nii rahul. Ma olin ise nii õnnelik, sest ma sain talle anda lootuse. Evangeeliumi, milles on vägi päästeks. Ja iga kord, kui keegi pöördub, me liigume maailma ajastul edasi sellesse punkti, kus issand saab tulla ja keerata selle maailma ajaloo rullraamatu kokku, sest evangeeliumi on jõudnud kõikile. See on nii imeline, see on nii ilus. Jumal tahab sind selliselt kasutada. Ja ma tahan sellest palvetada. Ma tahan sellest palvetada täna hommikul. Sest
ma olen nii põnevil sellest, mis Jumal on sinu jaoks valinud. Amen. Ma olen nii põnevil. See mõte nüüd ei ole näha, maalida üks pilt, mida Jumal tahab, see mõte on õhutada sinu sees üles see lõvi juuda su korras, see tõeline identiteet, tõeline positsioon, tõeline usk sellesse, milleks Jumal on sind kutsunud, tõeline usk aitajasse. Amen. Kas me võiksime tõusta? Issa, ma tänan selle hommiku eest, ma tänan selle eest, et sina oled iga ühe sisse pannud püha vaimu. Ma tänan, et sa armastad meid ja tahad meid viia edasi ja ma tänan, et Karmeli kogudus liigub edasi, sest sina oled igat ühte kutsunud ja see on imeline, see on ilus kutse. Aitäh sulle, et see kutse saab täna justkui õli tulle. Elavat vett taevast siia peale valatud, sest sina armastad igat ühte ja tood elu ja üli rohkesti, nagu su sõna on öelnud. Isa, ma palun praegu, et sinu elu vesi las voolata, õnnistada su kogudust. Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja kiitus sulle. Tänu ja kiitus sulle, et sa ei jäta kedagi kõrvale, sa hoolitsed iga ühe eest. Sa puhud elu iga ühe sisse. Ma tänan, et keegi ei või pea olema alaväärne või mõelda, et mis on minu või mis mina ei ole. Issa, ma tänan, püha vaimul on iga ühe jaoks imeline roll, imeline ülesanne. Ma tänan, et sa puhud täna selle ellu lõkkele, issand, aktiivseks. Ma tänan, issand, sa armastad oma kogudust, siia ei hülga inimese, jäta kedagi välja, sa ei võrdle, issand, ma tänan su perekond. Nii kirju, kui see ka ei ole, ma tänan su perekond on ilus ja võimas ja las sa saada üheks ihuks, nagu su sõna ütleb, et kus üks ei lükka teistega ei tõmble, aga ometi, issand, nad töötavad kui ihu, issand. Tänu ja kiitus sulle, see ihu siin Karmelis saab uue kuju täna, issand. Ma tänan, et sina korrastad oma ihu, issand, võimsalt, ilusalt, issand. Iga üks võib öelda, mina olen see silm, mina olen see jalg, käsi, issand, mina olen süda, mina olen see, ma olen identiteedis kindel ja keegi ei tõrgu kõrvale oma rollist ja kutsest. Ma tänan, et sa korrastad seda ihu nõnda võimsalt tänasel hommikul. Jeesuse Kristuse nimel, issand, ma õnnistan igat ühte. Tänu ja kiitus sulle, tänu ja kiitus sulle. Tänu ja kiitus sulle, issand, sinu püha vaim on selles paigas, et kõnetada, issand, ma tänan need asjad, mis mõttesse sa oled pannud meile, issand, ma tänan, et sa tood need esile, ma tänan, et me võime need välja kirjutada, päevikusse täheldada, issand, ja unistada ja palvetada ja näha neid tööle minemas oma elude jaoks, selle koguduse linna jaoks. Tänu ja kiitus sulle, tänu ja kiitus sulle. Ma nägin ka palves mitmeid takistajad, mis vaenlane on toonud võib-olla sinu peale, võib-olla koguduse peale. Üks oli selline hirm või hirmu vaimsus, mida me nii kardame. Ja ta tuleb takistab, sul on südames mõttes midagi teha ja siis hirmu vaim tuleb takistama. Ta teeb selle nii õudsaks ja ma usun, et Jeesus tahab selle täna murda. Teine, mis ma nägin, on mingid segajad, lisategevused, kes ummistavad su ajagraafikad, need tulevad ja ummistavad selle tähtsa Jumala positsiooni või probleem või selle ülesande sinus ära. Need segajad, ma kogen, et issand tahab meid vabastada nendest nii-öelda pärdikutest, mis segavad meid. Samuti ma nägin nagu sidumisi, midagi, mis on meid sidunud ja aja jooksul nagu ämblik on, nagu paneb oma neid niit ümber. Need on need, mis on ka mõningaid meid täna sidunud. Samuti ma nägin väga selgelt, et on üks vaimsus, mis teeb kurdiks, tummaks ja pimedaks. Ma nägin, et käed katsid meie meeli, sa tahad kuulda, sa ei kuule, sa tahad rääkida, sa ei saa rääkida, sa vaatad, aga sa ei näe, aga see on vaimist täna ahistama ja piirama ja me murrame selle täna selles paigas. Issa, ma tänan, et hirmu vaimul ei ole ruumi. Issa, ma tänan, et inimesed on vabad ja ma käsin selle hirmu vaimul kaduda ja lahkuda selle koguduse pealt, sest see on vapper kogudus, see on jõuda su korrus lõvimeelne kogudus. Issand, Jeesu nimel, et segajad las kaduda, las nad eemalduda koguduse pealt, las nad eemalduda asjalike inimeste pealt, kes on kutsutud tootma ja saavutama palju. Issand, Jeesuse nimel me lõikame need ämbliku sidumised läbi. Issa, me tühistame selle vaimu, kes on teinud meid pimedaks, et me ei näe, me ei kuule, me ei saa rääkida. Issand, Jeesuse Kristuse nimel, las koguduse silmad avaneda, las koguduse kõrvad avaneda, las koguduse suu avaneda. Jeesuse nimel kurtum ja need asjad kaduda. Jeesuse nimel need vaimud las saada välja, hävitatud, tõugatud, eemaldatud selle koguduse pealt Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, et ketid lähevad pooleks, tänu sulle, et ahelad lähevad pooleks. Tänu sulle, issand, et Kristuse vere okaskrooni kaitse on meie peal. Tänu ja kiitus sulle. Tänu ja kiitus sulle. Tänu ja kiitus sulle. Ma nägin veel ühte väga spetsiifilist pilti. Üks laps oli, kellel oli nagu inglid nagu tiivadega kaitses ja võib-olla see võib olla üks laps, kes on leinas ja kurbuses, aga issand, ma nägin ühte inglite kaitses ja lohutas, see oli lohutaja ingel. Ja kaitses ja lohutas.
Ma ei tea, võib-olla see on sõna kellegile või kellegi pere, aga issand on siin, et lohuta. Ja me laulsime ka täna, kes issanda peal loodavad ja rahust, me rääkisime, rahust laulsime. Ma väga kogen, et issand on rahu toomas ja keerised asjad, mis toimuvad meie ümber, issand toob rahu selle keskel. Amen. Amen. Ja ma kogesin ühte asja veel. Issand annab meeleparanduseks vaimu täna. Issand annab meeleparanduseks vaimu. Me võime parandada meelt oma eludest, oma olukordadest. Kas oled valmis meelt parandama minuga koos? Oled valmis? Teeme ühe meeleparanduspalve. Ma ise lähen põlvili. Sa võid olla nii, nagu sa tahad. Aga ma ütlen need sõnad ees ja sa ütle järgi. Issand, anna andeks, kui ma olen kurvastanud sind, piiranud sind, vaigistanud su häält ja olen lasknud hirmul piirata oma valguseks olemise identiteeti. Andesta, et ma pole palvejõudu kasutanud ja püha vaimu abi küsinud. Ma olen häbenenud sõnumit, mis tegelikult inimesi vabastab. Ma pöördun sinu poole tagasi, et taastada uus, elav suhe sinuga. Palun aita mind. Isa, aita mind olla maailma valgus. Kohtades, kus sa oled mind kutsunud ja olla valgus viisil, kuidas sina, püha vaim, mind juhid. Amen. Amen. Amen.